ma teen, sest see meeldib mulle, see on mulle nagu ajaviiteks ja mingil moel on see nagu välja kujunenud mul nagu eneseväljenduseks, eriti vlogides ja nii, kui ma nagu enda tunnetest, asjadest, probleemidest räägin, siis nagu inimesed saavad samastuda, see lihtsalt on nii igapäevane asi mu jaoks juba. Mul ei ole vist ühtegi sükest kindlat, mis oleks nagu vairaliks läinud, aga osadel videotel, mis on kunagi väga ammu, näiteks kunagi ammu tegin ühe sketši algkool versus põhikool, mis mul on nii imelik vaadata, see on nagu nii cringe, aga sellel on lambist väga palju vaatamisi, ma reaalselt ei oska isegi öelda miks, ja osadel vlogidel ka, kus on mingid nagu šokeerivad asjad, siis nagu vahest tuleb, aga ei ole ühtegi sükest kindlat. No, see on suhteline, ühe videoga võib nagu minna väga kaua, võib minna väga ruttu, vlogidega sul kõigepealt läheb terve see päev, kus sa filmid seda, siis sa töötled seda, see nagu nii oleneb. Aga sa ise töötled seda? Jah. Ja mõtled ise sisu välja ka? Jah. Aga kus sa ideid saad? Lihtsalt tulevad? Mõned tulevad väga lambist, mõned vaatan enda lemmik YouTubereid nagu inspiratsiooniks ja nii, siis vahest võtan niisuguse tavalise videoidee ja lisan sinna midagi juurde või midagi sellest. Ma arvan, et minu puhul on just see, kuna ma olen suhteliselt noor ja oma vlogides ma räägin nagu väga ausalt, väga igapäevast asjadest, kui mul on koolis probleeme, ma nagu räägin kõigest, siis nagu teised minu vanused või nagu mu vaatajad saavad nagu samastuda ennast ja ma üritan hästi nagu läbipaistev olla ja mitte nagu ainult seda head poolt näidata, vaid näidata ka enda teist poolt ja ennast nagu väga reaalsena ja siis inimesed saavad nagu samastuda sellele.